Kui eestlased käesoleva aasta talvel kirusid kallist elektrihinda, siis mõtlesid paljud, et miks ometi ei ole Eestis juba tuumajaama ja sellega ühes soodsat elektrit. Kliimaministeeriumi tellitud ja Taani konsultatsioonifirma tehtud uuringust selgub, et üks tuumajaam koheselt meie kalli elektrimuret ära ei lahendaks. Kui tuumajaam on olemas juba, siis temast on võimalik saada odavat elektrit, aga investeering, mis sellega on seotud, tuleb ka tagasi maksta. Taani uurijad võtsid tuumajaamas toodetava elektrihinna aluseks väikese moodulreaktori kulu. Selliseid on ehitatud Hiinas ja Venemaal. Kui Eestisse tuleks sama hinnaga moodulreaktor, siis oleks börsi elektrihind Eestis 90 eurot megavatt-tunni kohta. Aga näiteks aastal 2025 oli keskmine hind ligi 80 eurot megavatt-tunnist. Eestisse soovib 2 väikest moodulreaktorit rajada Fermi Energia. Probleemid lahendabki sel ajal, kui meile tegelikult probleem on. Meil ei ole probleem sellest, et meil liiga palju neid tunde oleks, kui odavat hinna on, vaid meil on probleem sellest ühiskonnale, et meil on talvel ja küttehooajal, kui enamus energiat inimestel kulubki ja ettevõtetel on hinnad väga kallid. Tõepoolest käesoleva aasta talvel oli Eestis kõrge elektrihind, aga põhjanaabrid nautisid samal ajal elektrikerisega Soome sauna ning kordades soodsamat elektrit. Ministeeriumi tellitud mudel aga näitab, et põhjanaabritelgi ei pruugi seda rõõmu kauaks jätkuda. Kust tuleb nüüd see tõdemus, et kui seni oleme saanud kuidagi Soomest odavat elektrit, siis miks neil kallimaks läheb? See seisneb tegelikult nüüd selles, et kui kõik need andmekeskused ja siis suuremad tööstused, mida on nüüd lähiaegadel planeeritud Soomesse püsti panna, ka kõik realiseeruvad ning ka selline trend jätkub seal edaspidi, siis on nende odav elekter saab otsa. Kiiseli sõnul viivad suuri investeeringud Soomes ja Rootsis 10–15 aasta perspektiivis elektrihinda oluliselt kõrgemale. Varsti me jõuame lihtsalt sellesse etappi, kus sealt enam odavat elektrit saada ei ole, aga meil on endal tegelikult võimekus toota odavamat elektrit nii päiksest tuulest kui siis ka tegelikult tulevikus juhitavatest elektrijaamadest, mis töötavad siis biogaasi ja gaasiga. Tegelikult on selline kõrge tarbimise periood praegu läbi saanud. Nii Eestis, Lätis, Leedus on ja kui ka Soomes on tegelikult piisavalt päikse- ja tuuleenergiat, millega järgmise 6 kuu jooksul on võimalik päris kenasti meie vajadused ära katta. Suuri hinnahüppeid Kiisel pärast poolt aastat antud momendile ei näe. Küll aga rõhutab ta, et elektrihinda prognoosida on väga tänamatu ja kõik sõltub suuresti, kuidas areneb kriis Iraanis.